Ettevõtlikkus on suhtumine. Selline suhtumine, kus sa otsid lahendusi, üritad lahendada probleeme, teed midagi, hakkad pihta. Aga ettevõtlus on juba see, kui sa reaalselt lahendadki mingi probleemi. Sul on juriidiline keha ja siis sa selle probleemi lahendamiseks teenid ka raha, et see raha oleks siis kütus selle idee arendamiseks. Üks hea näide, ma arvan, tuleb must endast, et kui eriolukord oli juba Eestis hakanud ja natukene filme oli Netflixist vaadatud ja raamatuid ka loetud, siis mul hakkas igav. Selleks, et seda igavust lahendada, otsustasin ma luua lauamängu. Lauamäng, mis siis aitab enesearengut teha. Ja ettevõtlikkus ongi siis just see, et kui sul on näiteks ongi igav ja sa lahendad mingisuguse probleemi ära, mis sind ennast siis kas morjendanud või kuidagi su elu kitsamaks on teinud. Ettevõtlusega alustamiseks kõige lihtsam on leida paar sõpra, alustada minifirma või õpilasfirmaga või luua kohe päris ettevõte. Meie alustasime 8. klassis niisuguse ettevõttega nagu Tegude kalender. Idee oli lihtne, panime kalendris igale päevale ühe väikse heatöökirja, mida sel päeval ära teha. Nii muudame inimesi rõõmsaks. Kui sul on äge idee, mõte, kuidas inimeste elu paremaks muuta, tee oma ettevõte. Ettevõtja on kindlasti ettevõtlik. Ta oskab näha probleeme, leiab neile põnevaid lahendusi ja unistab, visualiseerib, planeerib ja tegutseb. Ettevõtlik inimene on isik, kes julgeb asju proovida ja sealt ka oma ideid realiseerida. Just do it! Alusta kohe täna oma esimese mõttega, mis sul peas on ja fail fast. Põru kiirelt, esimene kord ei pruugi õnnestuda, aga kui sa üritad ja proovid edasi, õnnestud kindlasti.